Kui kogu linnast kaob elektrivool ning elanikel tuleb hakkama saada harjumuspäraste vahenditeta, käivitataksegi Kerksus ehk kriisiinfokeskused. Kerksuskeskus on mõeldud siis suuremate kriiside puhul, näiteks ulatuslik elektrikatkestus, inimestele info, sooja vee või lihtsalt vee või sooja koha pakkumiseks. Ja Kerksuskeskused ehk kriisiinfokeskused on siis autonoomsed hooned, mida Tartus on praegusel hetkel 5, oma generaatoriga, oma alternatiivse sidega, ka internetiga. Ja tavaolukorras on need keskused hoopis muus kasutuses. Selles videos vaatleme Kerksuskeskuse loomist Tartus tegutsevas AHA teaduskeskuses. See on üks väheseid suurtest hoonetest, mis toimib katkestuste korral elektrigeneraatori toel ja saab seeläbi inimestele abi pakkuda. Teaduskeskusel on kohustus avada 6 tunni jooksul kriisiinfokeskus, mis suudaks toimida vähemalt 72 tundi jutti. Nii luuakse esmalt oma kriisistaap ja hakatakse inimeste abistamist ette valmistama. Õnneks on AHA sellisteks olukordadeks eelnevalt valmistunud. Hästi me oleme ette valmistanud varude olemasolus ja varustuskindluse tagamises. Et meil on korralik kütusevaru ja meil on väga korralik aineline baas, olgu siis alates joogitopsidest, WC-paberitest ja kuni tont teab milleni välja. Kriisiinfokeskuse ettevalmistamise käigus tuuakse välja varustus, mis on mõeldud elanikkonna abistamiseks. Telefonide laadimist võimaldavad pikendusjuhtmed, kiirkeetjad, mikrolaineahjud ja nii edasi. Ka paigaldatakse hoonesse inimesi suunavad sildid, mis muudavad abivajajate jaoks orienteerumise kergemaks. Kogu seda tegevust koordineeritakse staabist, mis teeb omakorda tihedat koostööd omavalitsuse kriisistaabiga. 6 tunni möödudes on keskus valmis abivajajaid vastu võtma. Tavapärased reklaamid asendatakse kriisiinfoga. Kõigepealt siis siia välja said kriisiinfokeskuse sildid ja ekraani peale kuvatakse need samuti. Need tulevad mõlema ukse peale, praegu panime ühe peale, aga liigume siis siit sisse. Siia said siis üles infosilt, siin all on 3 lauda, kus istuvad 3 inimest, kes vastavad siis kõikide küsimustele. Lisaks on siin foyees 3 inimest, kes abistavad siis laadimiskohtade, veekeetjate ja toidu soojendamisega. Veekeetmiskohad on siis siin. Vett saab võtta siis avalikest tualettidest, mis on siis siin seina peal. Tualette on sellel korrusel 20. Aga siin on siis ETV vaatamiseks ja ka mõningad laadimiskohad siin ja üleval pool ja istumisala on siis siin. Kriisiinfokeskusest saab muu hulgas infot ka selle kohta, kus asuvad kriisipoed ja tanklad. Need on kohad, kust saab osta ka pikema elektrikatkestuse korral. Tartu linnas avatakse selliseid keskuseid kokku 5 kohas. A. Le Coqi spordimajas, Varikus spordihoones, Ilmatsalu spordihoones, Tartu laululava hoones ning AHA keskuses.